Veel kord, võimekuste varasem väljaarendamine täpselt sellises korras, nagu seda professionaalsed kaitseväelased teevad, sõltub, kas me peame tõstma oma heidutuse usutavust. See on see küsimus. Me ei tea sellele täna vastust ja ma ei häbene seda öelda, sellepärast ma ei ole näinud ühtegi selget nägijat, kes suudab tegelikult täna prognoosida sündmuste arengut siin piirkonnas. See on see küsimus. Nüüd, kui ma ütlesin 3 võimekust, härra Mikser, see, mis puudub keskmaa õhutõrje võimekust, siis seda teeksin ma küll koos liitlastega. Me saame aru, millest jutt käib. Ma räägin 3. See on 2. brigaadi täis väljaarendamine. See on täielik soomusmanööver võimekus koos piiratud pealetungiga siis tankid ja 3. on tegelikult... Mis üksustest jutt on? Ärme nii detaili lähme, sest aga meid huvitab Taaviga kindlasti. 3. on luurevõimekus, see on kuskil kaitseväe arengukavades. Seda hakkas peale tegema Jaak Aaviksoo, Mart Laar ja Urmas Reinsalu. On ta umbes hinnalipik, on 300 miljonit eurot. See ei ole mitte operatiivkulud, vaid see on tegelikult investeering varasematesse võimekustesse. Kas seda investeeringut teha või mitte? Minu arvates see ei ole erakonna poliitiline küsimus, aga see on poliitikute küsimus öelda, et kuidas me näeme tegelikult oma julgeoleku olukorra muutust järgneva aasta 2, 3, 4. Ma ei räägi ka sellest, et härra Taavi Rõivas, et need võimekus saaks välja arendada aastal. Teine küsimus on see, et me ütleme, et julgeoleku olukord jääbki nii. Kuulge, siis ongi ju maailm valmis. Eesti on valmis. Istume rahulikult ja lähme Ämarile ja lendame lennukite taustad ja pulli. Et sellist asja me ei saa ka lubada. Olukord muutub, sõbrad, anname sellest aru ja samamoodi muutub olukord. Ka kogu NATO-st tulenevat, mis juhtus neljapäevast peale? Sõbrad, Vene väed viidi sisse täiendavad 800 meest. Täiendavad raskele vahud. Ja sa ütled, et julgeolek on Eestis peateema, et hoopis mingid muud teevad. Sa lähed juba indu, väga hea. Isamaa Respublika Liidu jaoks on julgeolek alati olnud absoluutne prioriteet. Aga ei saa olla nii toitud, et me lähme kaasa praegu meie hüpoteetilise vaenlase sooviga, mida nad tahavad, et Euroopa läheb. Et me oleme kõik viime hirmu õhkkonda. Julgeolek on absoluutne prioriteet, aga selleks, et meil oleks kodanike kaitsetahe, peab iga inimene tundma, et riik teda hoolib. Me peame olema majanduslik kindlustunne, majanduslik julgeolek, siis on inimene valmis ka kaitsma seda riiki. Vot see on see küsimus, miks majandusküsimus on täna kõige tähtsam. Kui sa väidad, et